Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad. Sünnipäevaloosi paki võitja Crystal Jelly 19 ei ole välja tulnud. Siukse tagusega pakk on, need on need iganädalase lugemise kaardid. Kui välja ei tule lähiaja jooksul, siis loosin välja kellelegi teisele. Võite kommenteerida, kui soovite ise seda pakki siis võita. Näitan teile ainult kaarti, sellepärast et see uus pakk on juba tegelikult ära pakitud ja ootab lihtsalt silti. Aga üldiselt siis tegelikult on kätte jõudmas siuke mõnus suveaeg, ilmad lähevad soojaks. Tegin just nädalavahetusel poolmaratoni, tipp-topp, ja vaatame siis üle, mida see siuke suvine energia toob kõigile 12 tähtkujule suhetes ja armastuses. Tšau kõikidele veevalajatele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga, link on video all kirjas ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin veevalajale tulemas lähitulevikus suhetes ja armastuses. Mis on veevalajale tulemas ja kui tundus algul, et kaartidega oli natukene kitsi, siis vist nüüd hakkas andma ja jätame siia vahele kinni väikse lõpukaardi, keerame selle paki tagurpidi ja hakkame vaatama, mis meil siia lauale tuli. Ja meil tuli siia midagi huvitavat, samas midagi, mis tekitab minust natuke hirmu, aga esimese kaardina on veevalajal väljas karikate 3. Karikate 3 on väga hea sõprussidemete kaart või meeskonnatöö kaart. Kindlasti see kaart ütleb, et peaks veetma rohkem aega positiivsete sõprade seltskonnas, kes pakuvad teile nagu positiivseid emotsioone. Et hästi hea positiivsete emotsioonide energia. Muidugi karikate 3 võib siin tähendada mingites olukordades siukseid nagu pidustusi või tähistamisi. Ja pidustuste ja tähistamiste juures võite siis tähendada ka veel seda, et pidustuste ja tähistamiste käigus te võite tutvuda mingite uute ja huvitavate inimestega. Ja võib ka siis tekkida nendega mingi tugevam side või suhe, emotsionaalne karikatega, aga samas on siin ka romantika võimalus olemas. Nüüd teise kaardina on veevalaja jaoks kohe väljas siin ka Hierofanti kaart, mis teeb nüüd asja hästi huvitavaks, sellepärast et Hierofanti kaart on tegelikult spirituaalse abielu kaart. Ja räägib see kaart siis hästi tugevate või võimsate sidemete nagu loomisest. Nüüd muidugi siin on võimalus, et see võib olla tõesti väga tugev sõprusside, aga mina rohkem ütlen, et see on siuke kirjalike lepinguliste suhete kaart. Ja lepingulised või kirjalikud suhted ongi siis ju abieluliit ja tööliit. Et põhimõtteliselt Hierofant siin nagu ütleb, et on võimalik justkui mingi siuke nagu traditsiooniline liit on võimalik luua siis kahe justkui energia vahel. Aga samas, mis ma nüüd ütlesin, et mis natukene tekitab siukest hirmu, on see, et 3. kaardina tuli siia veevalajatele välja tornikaart. Ja tornikaart võib siis negatiivse poole pealt tähendada nagu justkui maailma kokku varisemist. Tornikaart on ootamatute kiirete sündmuste kaart, mis ütleb, et väga järsku võib siis mingis olukorras veevalajate olukord muutuda. Ma ei tea, mis see muutus võib olla, aga tornikaart ütleb, et mingid asjad võivad väga järsku lõppeda või läbi saada. Kellegi jaoks võib see kahjuks olla mingi abielu, sest Hierofant on spirituaalse abielu kaart. Mingi väga tugev sõprusside või suhe võib väga järsku lõppeda. Samas, aga tornikaart ei pea alati olema nagu negatiivne, sest kui midagi lõpeb, siis ka võib midagi alata. Ja mingis mõttes võib tornikaart tähendada ka seda, et kui te olete valmis, siis võib ka teie jaoks väga järsku hoopis midagi alata. Et siin võimalusi on tegelikult mõlema poole peale selle tornikaardiga. Ja tegelikult ei ole siin üldsegi halb energia ja teist rida alustab siis veevalajate jaoks ka maailmakaart. Ja maailmakaart on suure arkaani kõige viimane kaart ja numbriga 21, mis tähendab siis võib-olla mingis mõttes ka siukeste suuremate tsüklite nagu lõppu ja uute tsüklite algust. Aga põhimõtteliselt see ütleb, et selle uue tsükliga peaks justkui teile avanema terve maailm. Ma ei tea, mida see kellegi jaoks siis tähendab, kas need on uued võimalused, uued valikud, uued inimesed, aga samas on siin ka väga suur potentsiaal, et kui maailm avaneb, võib see olla kellegi jaoks siuke reisimise kaart, kolimise kaart,
mingi asukoha muutmise kaart. Et kui te muudate nagu töökohta, siis te muudate ka asukohta mingis mõttes, eks ju, et hakkate igapäevaselt käima kuskil teises kohas. Et siin võimalusi on tõesti palju ja maailmakaart annab hästi palju neid võimalusi juurde ja maailmakaart on ka hästi edukas ja võidukas kaart. Et siin sihuke huvitav energia, et väga järsku võivad siis mingid uued edukad tsüklid hoopis siin veevalajal mulle tundub hakata. Ja tuleb siit ka veel sisse mingi sihuke hea rahaenergia, sest tuleb välja müntide baas. Baasid on hästi nooruslikud energiad, võivad tähendada uusi mõtteid ja ideid, kellelgi võib tekkida siin mingi väga hea nagu äriidee. Muidugi müntide baas võib ka tähendada olukorrast või võimalusest kinni haaramist, et teile võidakse ka välja pakkuda siis mingi väga hea sihuke nagu materiaalne või ärialane idee. Et võimalusi on ja samas baas on nooremapoolse austaja energia ka, eks ju, et kellegi poole võib siin siis väga järsku liikuda ka nooremapoolne, kas heal järjel olev või viljakas austaja. Ja viljakus võib ka tähendada rasedust, ehk siin on üleval ka see spirituaalne abielu, et võimalusi tõesti on väga palju siin veevalajatel ja energia on ka ülimalt hea, et ainult see tornikaart natukene tekitas sihukest natukene mingit hirmu, aga tegelikult siin ei ole vist väga midagi karta, sellepärast et ka eelviimase kaardina tuleb siin välja sauade 4 ja miks ütlesin just eelviimasena, siis ikkagi võtan ära sellega lõpukaardi siit teile paki vahelt ja võtan lisakaardi, sest teistele tähtkujudele on ka siin neid lisakaarte täna tulnud ja sauade 4 muidugi näitab siis võib-olla veevalajad meie omavahelisi sõprussuhteid, et ma võtsin siit ühe kaardi teile juurde, teie vajutate mulle videole like'i nuppu, on ju, et positiivne. Sauade 4 tähendab ka positiivseid sõprussidemeid ja suhteid ja ütleb see kaart, et on võimalik sõlmida ükskõik milliseid sidemeid või suhteid. Jällegi sauade 4 kõige rohkem on abielu suhtekaart. See on nagu sihuke justkui suhte tähistamise kaart on sauade 4 ja mis suhted see ikka kõige rohkem tähistad? Abielu suhet ongi suured pidustused, eks ju, mingi tööside, ma ei tea, 20 aastat töötate kuskil võib-olla siis või kui saate mingi väga hea töökoha, jah, võib-olla tähistate. Sõprussidemeid võib-olla nii palju mitte. Võib-olla kui saab sõpradega mingi 5, 10, 15, mis iganes, mul sai hiljuti teatud sõpradega 30 aastat mitme sõbraga korraga, eks ju, et siis ikka tähistad sihukest asja, et siin on hästi palju siis potentsiaali justkui tähistada või mingid pidustused või mingid siuksed asjad. Muidugi jällegi sauad, eks ju, aktiivsus, loovus, kirgus, et kõik see, mis sellega nagu kaasa käib siis. Ja nüüd viimane see lisakaart ja lisakaardiks veevalajatele on õnneratas. Ehk siis võib-olla tõmbasin teile siit natukene õnne juurde, muidugi õnne ainult sellisel juhul, kui te ise tegutsete, sest õnneratas ütleb, et kui te jääte koha peale seisma või ootama mingeid lahendusi või et keegi teie eest midagi ära teeb, siis võib teid hakata saatma nagu halb energia või ebaõnn ja mingid asjad võivad nagu hoopis ära lõppeda. Aga kui te siin nüüd ise tegutsete, et see võib-olla see torniga ongi see vahe, et kui te ise jääte nagu koha peale seisma, siis tõesti võivad mingid asjad ära lõppeda, aga kui te ise tegutsete, siis õnneratas saadab teile kindlasti head õnne, uusi võimalusi, uusi valikuid. Maailmakaardis olid need võimalused juba, valikud juba olemas, ehk siis tegelikult võib-olla selle lõppkokkuvõtte lool siin veevalajate jaoks ongi see, et teil on just vaja endal tegutseda edasi, et igaüks on enda õnnesepp ja kui te ise tegutsete, siis tuleb ka juurde neid võimalusi ja valikuid, et kui te jääte koha peale seisma ja ootama, et keegi teie eest midagi ära teeb, siis te võib-olla jäätegi ootama, et pigem tasub alati tegutseda, siis te jõuate mingite järgmiste etappideni, järgmiste otsusteni ja siis te saate edasi mõelda, mitte et te ootate tükk aega, siis tuleb mingi otsus ja siis alles liigute edasi. Nii et tegutsemine, olge valmis, uued võimalused, uued valikud, tugevad sidemed, suhted, on need siis sõprus, töö või armastus, ei tea, teie teete paremini, aga see oli selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.